mis vigu peamiselt tehakse ettevõtet alustades? Noh, tihti teha, et üksi on väga raske ettevõtet teha, mida ma ei soovita, kui sa oled üksi ainult oma nii-öelda sinu ettevõtte, siis on väga raske kellegagi arutada, kui kõik teised on palgatöötajad, siis nemad mõtlevad hoopis teistmoodi, nemad ei aruta suga nii strateegiliselt, nemad ei julge vastugi öelda, et kui midagi ütlevad ja sulle ei meeldi, siis kardavad, et äkki lastakse lahti. Et nagu oluline, et kui ettevõtet teha, kaasata kedagi. Ja oluline, et mitte kaasata neid inimesi, kes ei ole valmis ettevõtjad olema, sest on ka sellist kogemust mul, kus on, me oleme ettevõtted teinud, ma olen kutsud kaasa inimesed, teeme ettevõtte, kõik on nõus, et palgale, et siis saame veel võib-olla seal kasumist midagi osa. Et seniga on kõik hästi, kui nagu ei ole kriisiaega. Aga kui tuleb kriisiaeg ja tuleb, et nii, omanikud saavad ju kõige viimasena raha, et nüüd ei saa palka ka, nüüd tuleb see aeg üle elada ja võib-olla tuleb nüüd laenukähendusi anda, et siis, kui sa ei ole ettevõtja, siis läheb nagu tõusevad inimesed juuksed püsti ja tahavad ära minna, ei, see ei ole nagu minu teema, et oluline mitte võtta kaasata ettevõtlusesse inimesi, kes ei ole sisimas ettevõtjad. See nagu ei too ja muidugi need rahade algajad alustavatele ettevõtjatele, et ei läheks sassi nii-öelda ettevõtte rahakott ja isiklik rahakott, et see on kõige libedam tee ja kus nagu sõbrad tülli lähevad ja firmad lõhki lähevad ja seda ei tohiks olla. Ja üks soovitus veel ettevõtjatele on see, et kui arst vaatab sinu nii-öelda röntgenpilti, ta vaatab seda pilti ja ta saab aru, mis tervislik olukord sul on. Iga ettevõtja võiks vaadata oma bilansile niimoodi otsa ja sa saad aru kohe, mis seisukorras ettevõte on. Nii-öelda iga ettevõtte juht peaks vabalt lugema ettevõtte kasumiaruannet ja bilanssi. Et see on mu enda selline asi, et ma olin esimene aasta ise raamatupidaja, tegin kõik endale selgeks ja see on hästi palju nagu kaasa aidanud otsuste tegemisel. Kuidas Eesti majandusele hoogu anda? Võib-olla julgustada rohkem hakkama ettevõtjateks. Ma olen hästi palju kuulnud, et lapsevanem või koolis öeldakse, õpi hästi, saad hea töökoha. Miks? Õpi hästi, tee oma ettevõtte või on ka sellised, et lapsevanemad vahest ütlevad oma noortele, kui noored tahavad oma ettevõtte teha, siis ütlevad, mis sa ikka jändad oma ettevõttega, otsi parem korralik töökoht. Et see suhtumine võiks muutuda ja võiks nagu ka muutuda selline ühiskonnas suhtumine ettevõtjatesse, et ebaõnnestumine, siis sa saad ikka päris korraliku mudarahe omale peale, et aetakse sassi need, kes on tõesti ebaõnnestunud, aga osad on siis need, kes tõesti nagu meelega lasevad põhja ja nii-öelda teevad seda kuritegelikult. Et need on pannud kõik ühte potti, et seal peaks nagu ka vahe tegema, et see, kui sa mõne asjaga paned oma mingi raha ebaõnnestud, jääd rahast ilma, aga sa oled saanud kogemuse rikkamaks ja igal juhul pigem peaks ühiskond toetama, et kui tõuse uuesti püsti alustada, sul on juba ju üks kogemus olemas, et järgmine kord sa neid vigu enam ei tee. Et Ameerikas on see nii tavaline, aga meil on see ikkagi pealkirjast loed ebaõnnestunud ettevõtja, sellised asjad, et need ei aita kuidagi kaasa. Kas teid on kuidagi või teid ja teie äri siis on kuidagi mõjutanud praegused valitsuse maksuotsused, nende ettepanekud? See, kui siin, et üks ütleb, tõstame mingi või saate mingi 0,5% või 1% sotsiaalmaksu ja teine tõstame natuke, need tegelikult ei mõjuta, suures plaanis nad ei mõjuta nagu mitte midagi. Et ma tegin Viljandis lihtsalt küsitlusi inimeste käest, et Viljandi on niisugune suht Eesti keskel, et kas te, kui te saaksite 30 eurot või 30% rohkem palka, kas te läheksite Tallinnasse tööle? Mõni mõtleb jah, aga kui te saate 30% rohkem, kas te läheksite näiteks Mõisaküla tööle? See on see, et ääremaale ei minda kallima palgaga isegi. See tähendab, et kui me Viljandis tahame nagu Tallinna inimest tuua, siis me peame talle maksma rohkem, kui ta saab Tallinnas. Ja see, kuigi Viljandi palgatase on madalam, aga kui me tahame väljapoolt juurde tuua, siis me peame maksma rohkem, kui on Tallinnas.
ja siis see vahe on juba niivõrd suur ja seal rääkida 2 või 3% või 1 või 2% mingisuguseid makse siia-sinna, see tegelikult ei ole selline, mis kuidagigi nagu mõjutab. Ja suures plaanis, kui me võtame ikkagi seda, et need Soomes on nagu palgad palju kõrgemad, kõik ikkagi tööjõukulu on täna Soomes kõrgem, siis me peaksime olema valmis oma äriplaaniga niimoodi, et kui me sinna maale jõuame, et kuidas me ka siis ellu jääme. Et see on aja küsimus, millal me sinna jõuame, aga võiks olla. Aga mis aitaks neid mis veel maksudega, mis ma ka keeruliseks ei tohiks teha, kõik need astmelised ja asjad, et see lihtsus võiks olla. Et kui see maksu haldamine läheb varsti kallimaks, kui see tulu, mis sealt saadakse, et see ei tundu okei olevat. Kas on mingid makse või kas on mingid makse, mida võiks hoopis kustutada, et selle võiks ära kaotada või on mingid makse, mida võiks tegelikult juurde panna, mis aitaks Eesti majandusel või Eesti inimest? No mina olen väga seda meelt, et ma tahan, et kiirabi tuleb, tuletõrje tuleb, et riigis on turvaline olla, et politsei käib ringi. Selle jaoks tuleb nagu raha kusagilt peab riik saama. See on ilmselge. Aga mismoodi seda koguda, ma ei tea, aga see võiks olla võimalikult efektiivne, et see aparaat, mis seda siis haldab või teeb, et see oleks ikkagi hästi efektiivne, et see raha, mida siis kogutakse, ei läheks lihtsalt soojade töökohtade hoidmiseks.